vahepeal valmistasime siis väike pliidike väiksesse kööki. Pliit, mis muutunud pole ei number 3 ega number 4, kuna riiplaadil on maha võetud 4 senti pindalast. Ehk siis ääreks alla lõigatud, et ta tagaks selle antud olemuse paremini välja. Pliidiraud, ääreraud eritellimusel, valminud toode. Ja et kohendada teda vastavalt siia antud mõõtudega. Uks HTT 636, Prahi polmer klaasiga, lihtne ja viisakas. Tammalukk, tegime siia väiksega siukse natukene ka siukest erimoodu asja talle siia, et kunagi ei mäleta, mis aastal pliit valmis sai, siis nüüd on see alati ka meeles. Et eks see 2020 ajagu läheb, kellele kuidas moodi, see on iseasi, aga see selleks. Aga iseenesest siuke siin on, et tegime siia väikse graveeringu sisse siia tellisest. Nurgad lahendatud jälle mõlemad poolt kummelatega, ehk siis F14 kiviga, tagamaks võimalikult ilusa olemuse ja et mitte siia ei jääks siis jälle see rõve kordusluuk. Lahendasime ta vastava kiviga, mida on siis saada nii punast kui pruuni loodetellisele. Ja varbaend pliidi all antud olukorras siis 12 senti sügav. Et kuna inimene on suhteliselt halvasti ehitatud olend, siis ergonoomika on inimese puhul nagu hästi oluline faktor. Ja et siis selge haigeks jääks ja et oleks jõudu tõsta nii potti kui panni pildi pealt, siis on hea ergonoomiline ava siin all, et mis ei ole väga sügav, et koristamine oleks siis mugav, kuid samas piisav, et siia alla pajutada jalg ja kohe on siis tõstejõud ka hoopis kohe teine. Ja mis siin veel, et antud olukorras me tegime siis ainult pliidi, soemüür ei puutumata, kuna soemüür on meil kobe ja elab veel mõne aja, et siis jätta ka soemüür jääb kropi ootama ja muud ilmistlust sinna ümber, aga see on siis põhilisema remondi käigus. Ja mis ma oskan öelda, selline siis seekord.